Nädala jagu üleval olnud kappi on juba üht-teist kogunenud. Mõnigi on sellise võimaluse alles äsja avastanud. Ma just hommikul tegelikult käisin toidupoes, ma juhuslikult käisin siin mööda ja ma avastasin alles täna tegelikult see kapp siin on. Et iseenesest ma muidu planeerisin minna kuhugile keskusesse, eks ju sealt nagu käes kätte anda, aga minu meelest see kapilahendus isegi veel mugavam, et saad oma sobilikul ajal sa lihtsalt oma asjad lihtsalt ära anda. Uuskasutuskeskus plaanib edaspidi kord nädalas kappi tühjendada. Asjad soovitatakse panna kotti. Õrnu esemeid ei maksa muidugi kappi viskama hakata. Uuskasutuskeskuse klientideks on suuresti hinnatundlikud inimesed. Aga selle kõrval on järjest enam ja enam keskkonnateadlikku klienti, kes tuleb ja ütlebki, et maailm on nii palju asju toodetud, et miks ma lähen seda uut ostma. Citicon, kes nii Kristiine kui Rocca al Mare keskusi haldab, valis kapile spetsiaalselt parklale lähedase koha. Taaskasutus on ju praegu selline kuum ja ajakohane teema, et me tõesti soovime, et inimesed, kes tulevad kaubanduskeskusesse uusi asju ostma, mõtleksid ka sellele, mis saab nende kasutatud asjadest ja nüüd on neil väga lihtne võimalus, kas või siit parklast autost tulles jätta siis oma puhtad ja korralikud, aga mitte enam kasutuses olevad asjad siia kasti. Ka Tallinna loomeinkubaator arendab taaskasutust. Maailmas juba levima hakanud komme disaintooteid teisele ringile lasta on jõudnud ka Tallinna disainikauplusse Rotermanni kvartalis. Meie oma Pre-Loved väljapanekuga siis teeme kummarduse Eesti disainile, Eesti disainerite loomingule, mis kestab, mis on ajale vastupidav, mis on kvaliteetne ja samuti siis anname inimestele edasi sellist ringmajanduslikku sõnumit, et see, mida sa ise enam ei tarbi, see ei pea kuuluma äraviskamisele. Disainrõivastel on hinnad kahtlemata teistsugused kui muude teise ringi rõivaste maksumus. Mõne 100 kuni 800.